Sa kuulad AI Empowerment podcasti, Eesti esimest AI teemadele keskenduvat taskuhäälingut, mis aitab muuta tehisintellekti maailma arusaadavaks ja kättesaadavaks igale kuulajale. Iga kuu viimasel kuupäeval toob Kerlin Tiigemäe sinuni olulised AI arengud, kasulikud tööriistad ning inspireerivad kogemuslood AI uudiste ülevaate kaudu. Me tehis arutame inimestega, kes rakendavad AI-d päriselt, nii töös kui ka igapäevaelus. Mina olen Kerlin Tiigemäe, tehisintellekti koolitaja ja finantsvaldkonna praktik. Ja mina olen Sandra Veivik, ettevõtja, AI koolitaja ja AI Empowermenti looja. AI, ning head kuulamist! Tere tulemast kuulama AI Empowerment podcasti kuu lõpu episoodi, uudiste episoodi. Juuli oli minu jaoks pooleldi selline puhkusekuu, aga tundub nii, et AI maailm puhkust ei võtnud, sellepärast, et tulid uued mudelid, tulid erinevad kohtusagad, igasugused autoriõiguste kokkulepped ja päris palju uudiseid ka Eestist, nii et hakkame kohe pihta. Kõigepealt nagu ikka, keelemudelitest ja erinevatest baasmudelitest. Alustades OpenAI'st. OpenAI juuli oli siis uute mudelite kuu. OpenAI avaldas GPT-5.6 piiratud vaates, ehk siis oma kõige võimsama mudeli 5.6 Sol koos 2 odavama variandiga Terra ja Luna. Kuid USA valitsuse nõudel on need siis kättesaadavad ainult osaliselt, ehk et kõikidele kasutajatele ei ole. Tundub, et selline USA piiramine on lisaks Anthropicule jõudnud nüüd ka OpenAI'le. Sellepärast, et Sol on siis nüüd selline mudel, mis pakub maksimaalset arutlusvõimet ja ka ultrarežiimi, mis jagab keerulised ülesanded paralleelselt tegutsevate alamagentide vahel, nii nagu teeb tegelikult Anthropicu Fable. Ja Sol edestab siis ka väidetavalt Mythos 5 mudelit erinevates testides ja kasutab ainult siis kolmandik tokenitest, mis teeb ta siis palju efektiivsemaks. Lisaks tuli välja ka ChatGPT Work, mis on siis OpenAI vastus Anthropicu Claude Coworkile ja Workiga tuuakse Codexi selline sisumootor igapäevaste tööde platvormile ja Codexi rakendus liidetakse ChatGPT uuendatud töölaua rakendusega. Seal on ka sisseehitatud brauser ja arvutipõhine juhtimine. Ehk siis nüüd me hakkame nägema ka sellest, millest ma olen varem rääkinud, ehk siis OpenAI superäppi ambitsioonist ja see on nüüd esimene versioon sellest. Anthropikult tuli ka uued mudelid, tuli välja Opus 5, ehk siis kes on veel nii-öelda tavakontode peal, teil on nüüd olemas Opuse uus mudel, ehk siis kõige võimsam Anthropicu lippule nii-öelda tippmudel, mitte siis arvestades Fable'it, mis on ainult kõrgetes pakettides, kohe räägin sellest ka. Aga Opus 5 on nüüd Claude Code'i vaikimisi mudel ja vastab siis päris paljudes kohtades tegelikult Fable'ile, aga on poole odavama hinnaga. Ta suudab ühe ülesande kallal töötada tunde, taastuda erinevatest vigadest, kontrollida ise oma tööd ja on saavutanud erinevates siis testides ka päris kõrgeid tulemusi. Samamoodi küsib see ka sagedamini täpsustavaid küsimusi ja vaidlustab erinevaid vigaseid juhtumeid. Tuli välja ka Sonnet 5, mis on siis Opusest 1 tase madalamal ja seda peetakse nüüd kõige selliseks agentsemaks Sonneti mudeliks, ehk on ka nüüd selle taset veidikene siis tõstetud. Ja öeldakse, et ta on teinud ka päris suure hüppe agentses koodi kirjutamises ja arutluses, oskab kasutada brauserit ja terminali ja täita ka pikemaid ülesandeid, ületades teadmustöös kohati isegi tegelikult Opus 4.8. Ja nüüd Fable'ist, eks ju. Fable teatavasti on siis Anthropicu ja Claude'i tippmudel ja oli päris pikalt siis piiratud. Nüüd USA kaubandusministeerium tühistas Fable'i kehtestatud ekspordipiirangud ja pärast siis 18 päevas sellist stoppi on antud kättesaadavaks. Algselt oli ta siis teatud piirangutega, öeldi, et saab 6 päeva, siis saab veel 7 päeva ja niimoodi ta siis seal nihutati seda tähtaega edasi, sest mõte oli selles, et ta hakkab olema eraldi tokeni põhise arvestusega. Ehk siis iga päring hakkaks sulle maksma eraldi krediiti ja sa peaksid sellest eraldi maksma. Nüüd lõpuks siis Anthropic otsustas ära, et Fable jääb püsivalt Max ja Team Premium pakettidesse, ehk siis alates €100 kuus või $100 kuus on võimalik sul ka pakettides sees kasutada Fable'it. Madalamatel tasemetel on sul siiski jätkuvalt kasutusel Opus uus, mis on tegelikult ka päris hea minu tagasiside põhjal ka. Google'i poole pealt veel. Google avaldas ka uued Flash mudelid. Google'i Pro on jätkuvalt siis nii-öelda kadunud, aga tuli välja 3.6 Flash, mis on siis kiirusele keskendunud. Flash Lite ka veel ja siis veel turvalisusele häälestatud 3.5 Flash Cyber.
Oodatakse tegelikult 3.5 Prod, mis oleks vastavuses siis ka Opusele ja OpenAI uutele mudelitele, aga seda siis väidetavalt ikkagi testitakse ja ei ole seda veel välja lastud. Microsofti poole pealt tulid ka uued mudelid, ehk siis Microsoft vaikselt liigub sinna suunda, et ta hakkab välja laskma enda keelemudeleid ja tuli välja kõrge pildikvaliteedi mudel ja täpse teksti kujustamisega mudelid My Image 2.5 Pro ning väga siis suure mahuga kõnerakendustele mõeldud mudelid My Voice 2 Flash. Ehk siis need on varasemates mudelitest palju kiiremad, palju efektiivsemad ja ettevõtte enda mudelid on juba olemas Bingis, PowerPointis, OneDrive'is, Dynamicsis, aitavad siis parandada selliseid arenduskulusid juba ka kõnekeskustes ja näiteks ka pildisalvestuste puhul OneDrive'is. Microsoft siis vaikselt liigub ka sinna suunda, et ei taha teiste mudeleid nii palju enam kasutada. Meta on siis ka uuesti mänguplatsile tulnud. Meta uus mudel Watermelon on ka väidetavalt siis GPT 5.5 tasemel ja Meta superintellekti juht Alexander Wang teatas siis töötajatele, et ettevõtte tulevane mudel on väga-väga tugev ja on hetkel küll testimisel ja kasutab siis väga palju rohkem arvutusvõimsust kui varasem mudel, mis oli Muse Spark või siis Avocado, neile meeldivad ka igasugu põnevad mudeli nimetused, aga on siis oodata seda ka õige pea. Nüüd muidugi tuli välja ka teistel mudeleid, nagu ikka kõik nad tulevad korraga. SpaceX teatavasti ostis ära hiljuti kursori ja neil nüüd tuli siis välja koos üksteise toel välja Grok 4.5. Esimene mudel, mis ehitati koos kursoriga ja paistab silma tugevate testi tulemuste, kiiruse ja tõhususega. Ta on siis tugev just koodi kirjutamises, agentses teadmustöö ülesannetes ja on siis seal Opus 4.8 GPT 5.5 tasemel. Et ei tea, kuidas ta nüüd vastu neid uusi mudeleid baseerub, aga on siis väidetavalt päris tugev. Muidugi on tulnud väga palju mudeleid Hiinast. Avatud lähtekoodiga mudelid on väga-väga palju populaarsust kasvatanud ja kõigepealt siis on tulnud välja, millest kõige rohkem räägitakse, on siis Hiina laborist Moonshot AI, tuli välja Kimi K3, mis on avatud kaaludega mudel, ehk siis sul on võimalik seda ise timmida nii, nagu sa tahad, vastavalt enda ülesannetele ja püstitanud siis Hiina avatud lähtekoodiga mudelite uued rekordid ja konkureerib siis selliste tippmudelitega nagu Fable 5 ja siis GPT 5.6 Sol ka. Aga ta on oluliselt madalama hinnaga. Ehk siis tal on 1 miljon tokenit, konteksti aknaks on parem kui Fable'il ja teistel ja saab töötada kuni 48 tundi ja hind on siis 3 eurot miljoni sisendtokeni kohta, 15 väljundtokeni kohta, mis on umbes 3 korda soodsam kui teiste tippmudelite hinnad. Tuli välja Hiinas ka Meituan labori mudel Longcat 2.0, mis on siis 1,6 triljoni parameetriga mudel, natukene väiksem, aga on siis ettevõtte sõnul selline esimene täielikult kodumaistel kiipidel treenitud mudel, mis on siis väga selline selge vastukäik USA piirangutele, et USAs siis kiipe Hiinasse väga ei taheta jagada. Thinking Machines, selline ettevõte, mis on endise OpenAI tehnoloogia juhi Mira Murati juhitud. Tema tuli välja nüüd lõpuks oma esimese mudeliga, mille nimi on Inkling. See on avatud kaaludega multimodaalne süsteem ja nende müügiargument on see, et ta on kohandatav ja edasi treenitav. Ja ta ei ole selline poolik mudel, ta on valmis tehtud, aga ta on hästi kohandatav. Ja ta on väga tugev sellises veebidisainis, juhiste järgimises, matemaatilises arutluses, aga jääb siis sellistele Hiina tippmudelitele veel alla, aga vaikselt siis liigub sinna suunda ka. Nüüd rääkides rakendustest ja seadmetest. Loomulikult ka siin oli päris palju uuendusi, ma liigun sellest teemast päris kiiresti üle, et hoida seda episoodi natuke kompaktsemana, aga OpenAI Anthropic võistlevad hääle funktsiooni uuendustega. OpenAI tuli välja GPT Live ehk siis uue põlvkonna häälemudel, peaks töötama sisendit pidevalt, suudab kuulata, mõelda, vastata samal ajal. Tuli välja ka reaalajas tõlge, ehk siis minult on päris palju küsitud, kui ma tahaksin minna kuskile välismaale, kus mul ei ole inimest, kes keelt räägib, mida ma saan kasutada, võta neid sama mudeleid kasutusele, sa saad rääkida, ta juba kuulab, ta juba tõlgib ja niimoodi paralleelselt saab see toimida. Ja samal ajal tegelikult tuli välja ka Anthropic oma Claude'i häälrežiimiga, mis on nüüd siis samamoodi uuendatud ja peaks olema oluliselt parem, nii et julgelt kasutage häälrežiime.
Siis tuli välja selline raport Bloombergist, mis ütleb, et OpenAI ja Johnny Ive, millest me oleme ka pikalt rääkinud, nende siis selline suur planeeritud töö võiks siis jõuda selliseks esimeseks tooteks nagu ekraanita akutoitega kõlar. Ehk siis ta on mõeldud selliseks inimlikuks isiksuseks, sul on ta siis sinu kõrval ja sa saad teda kaasas kanda, kaamerad, sensorid annavad sellele ülevaate ümbrusest ja ta oskab vastata küsimustele, saata vastuseid, mängida muusikat, juhtida nutikodu, ehk siis selline igapäevane sinu töövahend sinuga kaasas. Lisaks tuli välja OpenAI poolt ka selline riistvaraseade Codexiga koos, kus neil on siis, see maksab $230, nüüd on ära, see on jube kallis, aga põhiliselt selline väike pult valgustusega, kus on erinevad nupukesed peal ja see ongi mõeldud koodi kirjutamise agentide juhtimiseks. Ehk siis sa saaksid sellega Codexit juhtida. Ma ei ole igapäevne Codexi kasutaja, väga põnev oleks kuulda, kas mõni arendaja on juba seda katsetama hakanud, aga põhimõtteliselt seal on siis erinevad värvid ja agendi klahvid nii-öelda, saad panna otsuseid, vigu, staatuseid ja siis selline juhtpult sulle. Nii et kes igapäevselt arendamises kasutab Codexit, siis võite testida seda. Anthropicu poole pealt ka. Anthropicul tuli välja selline töölaud nagu Reflections, ehk siis sul on võimalik kasutaja nüüd analüüsida, kuidas sa Claude'i kasutad. Seal on siis sinu isiklikud andmed, kuidas sa mida teinud oled ja pakub siis ka soovitusi skillide loomiseks ja kasutusharjumuste kohta. Skillidest rääkides, siis Anthropicul on ka olemas nüüd record as skill funktsioon, ehk siis sa saad salvestada oma skilli niimoodi, et sa näitad ekraanil seda töövoogu, Claude jälgib seda ja loob siis selle põhjal otse skilli, sul ei ole vaja midagi kirja panna. Anthropicul tuli välja ka Claude Science, ehk siis teadlastele mõeldud AI töölaud, mis ühendab siis artiklite ülevaatuse, andmebaasi, jooniste loomise, arvutusülesanded ja seob üle 60 teadusallika ja tööriista erinevates valdkondades, geneetika, valgud, keemia, rakuandmed, kõik kombinatsioonis kokku. Ta on tasulistes pakettides ja ta liigub siis üha aktiivsemalt ka sellisesse meditsiinivaldkonda. Google'il tuli välja 2 meediamudelit samamoodi, tuli välja odavam Nanobanana 2 Lite ehk siis kiireks, selliseks massiliseks pildiloomeks, umbes 4 sekundiga tuleb sealt pilt välja ja teine on Gemini Omni Flash, on videote loomiseks ja töötlemiseks, samamoodi siis selline soodsam mudel 10-sekundiliste klippide loomiseks. Google teeb väikse muudatuse oma Notebook LMis, üks minu lemmikutest rakendustest. Nüüd see on Gemini Notebook, ehk siis ta tahab siis muuta siis ka selliseks pilvearvuti tööriistaks, mis laseb platvormil koodi käivitada ja andmeid paremini analüüsida. Microsoftil on ka siuke väike andmeleke toimunud, kus nad on lekitanud siis projekti Ion, mis on siis väidetavalt selline väga kerge Windowsi operatsioonile süsteemile suunatud lahendus, mis väidetavalt ehitatud Edge'i peale ja mida juhivad AI agendid. Ehk siis selline Copilot OS, ehk siis Copilotil põhinev operatsioonisüsteem, sarnaneb Windows 11-ga, aga stardi asemel ongi siis Copiloti nupukene ja grafistik, nii et põnev, vaatame, mis sealt tuleb. Metal oli päris palju pahameelt siin vahepeal. Neil oli selline rakendus vahepeal, mis nad lahti tegid Muse Image Tag to Remix. Ehk siis põhimõtteliselt sa said võtta kellegi suvalise pildi ja hakata seda remixima ja looma sellest AI-ga deepfake'e. Justkui millegipärast see tundus neile hea mõte, aga seal oli see, et sa said teha lastest, täiskasvanutest, ükskõik kellest neid ja see tekitas meeletult pahameelt ja üsna kiiresti Meta siis eemaldas selle ja tunnistas, et nad eksisid ja lülitasid siis kõik nii-öelda need Instagrami kontod siis avalikuks AI töötluse sihtmärgiks, aga nüüd on see siis tagasi pööratud. Substack, koht, kuhu väga palju sisu luuakse just tekstipõhiselt, sõlmis partnerluse Pangramiga, mis toob platvormile AI kirjutiste tuvastamise tööriista. Nii lugejatele kui väljaandjatele, ehk siis kes on kõvasti sinna AI-ga sisu loonud, peate olema ettevaatlik, sellepärast et nüüd hakatakse seda aktiivsemalt jälgima. Kursor on nüüd iPhone'is ja iPadis, ehk kellel kas kursorit meeldib kasutada, saate nüüd ka agente käivitada, üle võtta nii arvutis kui siis ka oma nutiseadmetes. Tuli välja ka video maailmas selline põnev uudis, kuidas Black Forest Lab, kes on siis Flux 3 üks nende
sihuke visuaalse sisu loomise mudel, on nüüd loomunud visuaalse intelligentsuse mudeli, mis genereerib videod, pilte ja heli koos ja on arendanud sellest ka Flux Mimiku ehk siis robotjuhtimise variandi Audi tootmisliinidele. Nii et päris põnev sihuke väike uudisnope, kuidas siis juba ka roboti maailmatesse hakatakse neid erinevaid pildi- ja videomudeleid liitma. ByteDance Hiinas tuli välja ka C-Dream 5 Proga uue pildimudeliga, mis väidetavalt siis mõistab ka disaini selliste redigeerimisfunktsioonidega, saab aru, mis seal pildil on, kuidas seda muuta ja on siis ka sellise tipptaseme kvaliteedini jõudnud. Nüüd väga kiiresti ka muud AI uudised. OpenAI on pakkunud USA valitsusele 5% osalust ettevõttes väärtusega $42 miljardit, et leevendada poliitilist survet Washingtonis ja seda siis jagas Financial Times ehk siis täitsa tugev allikas ja väidetavalt siis Sam Altman on pakkunud siis samasugust diiliga, et Anthropic võiks teha, Google võiks teha ja Meta võiks teha. Apple esitas hagi OpenAI'le ehk siis selle riistvara ja sellise devices üksuse vastu, väites, et ettevõte värbas Apple'i töötajaid ja sai seeläbi ligipääsu konfidentsiaalsele riistvara infole. OpenAI muidugi ütles, et teda ei huvita sellised asjad, teiste ärisaladused, aga eks sealt siis jälle kuulub, mis sealt tuleb. Väga huvitav uudis oli just hiljuti siin kuu lõpus, kus OpenAI mudelid murdsid välja oma siis platvormist ja häkkisid Hugging Face'i. Ehk siis põhimõtteliselt tuli uudis Hugging Face'ist, et mingid AI agendid murdsid nende süsteemi, häkkisid andmeid, võtsid sealt. Ja OpenAI kinnitas, et need olid tema enda mudelid, GPT-5.6 Sol, mis on tegelikult siis avaldamata mudel, mis olid testimises küll ilma guardrailideta ehk piiranguteta ja olid siis väidetavalt kinnises liivakastis, ehk see on täiesti tavaline selline arendusprotsess, kus vaadatakse, et kui me ei piira neid mudelid, mida nad siis suudavad, aga liivakasti mõte ongi see, et ta ei saa välja, eks ju, ta on välismaailmaga piiratud, aga väidetavalt siis juhtus nii, et nad häkkisid siis nii-öelda kõigepealt said sealt liivakastist välja, neil anti üks ülesanne ja nad läksid siis, said liivakastist välja, läksid Hugging Face'i, said aru, et vot siin on siuksed koodijupid, mis aitavad meil ülesannet lahendada ja said siis ka internetist varastatud paroolid, et Hugging Face'i sisse logida. Nii et päris põnev, nad tegid väidetavalt 17 000 erinevat logikirjad ja selle tulemusel siis kohe Hugging Face hakkas oma piiranguid seal suurendama, OpenAI loomulikult rääkis sellest, aga see näitab seda, kuhu need mudelid liiguvad, mis on nende võimekused, kui me tegelikult ei pane neile neid guardrail'e ja piiranguid peale. Anthropicu poole pealt, Anthropic sai siis heakskiidu $1,5 miljardi suurusele kokkuleppel raamatute autoritega. Ehk siis tuli selline päris korralik autoriõiguste arve, $3000 teose kohta, 482 000 piraatlehtedelt võetud teose eest. Ehk siis põhimõtteliselt see on selline USA autoriõiguse kohtuasjade rekord, kus siis Anthropic on väidetavalt siis varastanud erinevaid raamatuid, erinevaid teoseid ja nüüd siis saadi kokkuleppe autoritega, makstakse $1,5 miljardit, keskmiselt siis $3000 raamatu kohta ja Anthropic saab siis nüüd ametlikult seda sisu kasutada. Nüüd erinevaid selliseid üleskutseid ja uuringuid tuli ka veel. Tuli USA-sse selline avaldus nagu We must act now, ehk siis me peame nüüd hakkama toimetama ja liikuma. See tuli üle 200 AI-teadlase ja majandusteadlase poolt, sealhulgas oli seal 16 Nobeli laureaati, kes allkirjastasid siis sellise avalduse, mis kutsub valitsusi looma turvavõrke, tööturupoliitikat, tööstusrevolutsiooniga võrreldava majandusmuutuse jaoks. Ehk siis selle põhisõnum on, et AI muutub järgmise 10 aasta jooksul radikaalselt võimsamaks ja ettevalmistus peaks hakkama kohe. Seal oli väga palju suuri nimesid, kes seda allkirjastasid ja eesmärk oli siis ka tuua siis tähelepanu sellele, et kui aur, elekter, arvutid andsid ühiskonnale kohanemiseks aastakümneid, siis AI võib anda ainult mõned aastad ja on vaja toimetada kohe. Tuli ka selline uuring Exponential View poolt, et generatiivse AI tööstus teenis mullus $110 miljardit ja liigub $175 miljardi poole see aasta, kasvades 3 korda kiiremini kui ükski varasem tehnoloogia, kaasa arvatud interneti ja kasvuaastatel. Ja kui 2023 kuulus siis ühel tööstusel $1 miljardi lisamiseks majandusse 180 päeva ehk siis pool aastat, nüüd on see 2 päeva, ehk 2 päevaga on samasugune kasv. Nii et see mõju majandusele on juba märkimisväärne. Tuli välja ka selline kirjutis essee Microsofti tegevjuhilt Satya Nadellalt, kes ütles siis sellise
huvitava pealkirjaga esseest nagu Reverse Information Paradox, väga keeruliselt üles ehitatud, aga põhimõtteliselt ta ütleb kahte asja. Et tehisaru kasutamisel ei maksa ettevõtted intelligentsi eest ainult rahaga, vaid loovad mudelitele ka väärtuslikku ärialast teadmust läbi siis nende promptide, töövoogude, paranduste ja hindamiste. Ehk tegelikult need teenusepakkujad saavad nende pealt edasi õppida. Ja ettevõtted peaksid seetõttu hoidma enda kontrolli all andmeid, mälu, tagasiside, hindamised ja looma siis ise omale kohandatud mudeleid, sellise privaatse õppimiskeskkonna, et nende enda mudelid saaksid targemaks, aga nad ei oleksid sõltuvad välistest mudelipakkujatest. Ehk siis nad ei annaks enda konkurentsieelist ära välistele teenusepakkujatele. Siis geopoliitika poole pealt ka Lõuna-Korea ütles, et me paneme $1 miljon kiibi ja AI plaani. Jaapan on öelnud, et nemad hakkavad iseseisvat AI arendama ja panevad 10 miljonit robotit aastaks 2040 töösse. Teisalt näiteks USAs tulid sellised vastuolulised uudised, kus New York pidurdab andmekeskuste buumi, ehk siis seal peatati või külmutati kõik siis uute andmekeskuste load 12 kuuks. Ehk siis esimesena hakati takistama AI arengut, samal ajal kui California kuberner allkirjastas Anthropicu kokkuleppe ja tegi siis kohalikele asutustele ja osariigi valitsustele Anthropicu Claude'i kättesaadavaks hoopiski poole hinnaga. Ja siis oli üks huvitav dokument veel, kes mäletas varasemalt, eelmine aasta tuli ka AI 2027, üks selline suur kirjutis, et mis juhtub AI-ga järgmisel lähiaastatel. Ja selle tegi mittetulundusühik AI Futures Projects ja nüüd nad on siis välja öelnud või kirjutanud ka projekti AI 2040. Ehk et nad testivad 5 stsenaariumit selle kohta, kuidas AI võidujooks järgmisel kümnendil võiks kujuneda, sellisest leebest reguleerimisest kuni ülemaailmse teadustöö peatamiseni. Ja need 5 teed on väga-väga erinevad 2029 aastast alates ja näitavad siis erinevaid alternatiive, kas on siis viivitused, koostöö, globaalne peatamine ja nende enda plaan siis nendest 5 on see, et USA ja Hiina peatavad 2029 aastal tippmudelite arendamise ja laiendavad siis globaalset kiipide jälgimist ja avavad siis teadustööga avalikkusele. Aga mina isiklikult küll ei usu, et see sinna poole läheb, aga eks me näe, sinna on veel natukene aega. Ja mõned kiired uudisnopped siia lõpuga Eesti poole pealt. Eesti AI kaudu tuli uuring, mis vaatas tehisaru kasutust. Uuringule vastas 1319 inimest, kellest siis 17% ütles, et nad kasutavad igapäevaselt, üsna väike madal. 19% vastanutest kasutab sageli, aga mitte iga päev. Ja 24% ütles, et nemad ei kasuta siis tööalaselt üldse ja 19% kasutab harva. Ja keskmiselt loomulikult siis kasutavad tehisaru enamjaolt nooremad inimesed, kuni 24 oli siis see üle poole ja aktiivsemad on kõrgharidusega inimesed ja Tallinna ja Põhja-Eesti elanikud. Samal ajal ligi pooled uuringust osalenud IT-juhid peavad oma tööhetke olulisemaks prioriteediks valdkonna ja organisatsiooni ärieesmärkide ühtlustamist. Ja päris paljud siis näevad, et tehisintellekt on üks osa seal, aga mitte kindlasti kõik. Ja teine uuring tuli ka rahvusvahelisest personalivaldkonna kontsernist Manpower, mis viis läbi uuringu IT-juhtide seas 12 riigis, mitte nüüd ainult Eesti kohta. Ja tulemus ütles, et valdkonna fookus on aastaga nihkunud küberturvalisuselt tehisaru efektiivsusele ja tehnoloogia investeeringute rollile reaalselt mõõdetava äritulemuste suunas. Ma olen seda väga pikalt rääkinud, et meil on vaja mõõta seda, kuidas me tehisaru kasutame, mis need mudelid annavad, kus projektides, kus protsessides sa kasutad, et sa saaksid aru, mis see sulle päriselt ka kasutuseks annab. Sest need kasutused lähevad üha kallimaks, sellega tuleb arvestada. LHV-lt tuli päris äge uudis, esimese Eesti pangana on loonud võimalus ühendada oma pangakonto AI tööriistaga, ehk siis sul on võimalik luua selline konnektor või ühendus oma keelemudeliga ja sa saad küsida siis sellelt keelemudeli rakenduselt, kui palju sa kulutasid eelmine kuu väljas söömisele, mis on olnud su püsikulud ja nii edasi, et sul ei ole vaja need väljavõtteid alla laadida, vaid sa saad otse LHV-ga ühenduse teha. Eesti startup Drivix sõlmis partnerluse ja sellise koostöö maailma ühe suurima autoklaaside võrgustikuga, mis tähendab, et Drivixis saab nüüd ka masinnägemise tehnoloogia sellise rahvusvahelise turu loodetavasti üks edulugu. Ma soovin neile väga palju edu, nad on käinud ka AI Powerment podcastis rääkimas oma tegemistest ja väga-väga kihvt. Ja Eesti poole pealt veel üks väike uudisnoppe siia lõppu.
ehk siis jälgige, kus ja kuidas te AI-d kasutate. Nimelt kohus trahvis siis looduskaitsjaid, Eesti poolt siis, tehisaru abil koostatud väljamõeldiste ehk siis hallutsinatsioonide esitamiste eest. Nimelt Tallinna halduskohus määras trahvi looduskaitsjatest kaebajatele, kes esitasid kohtule raieloa vaidlustamiseks tehisaru abil koostatud dokumendi, mis sisaldas viiteid väljamõeldud teadlaste tööle. Ärge tehke seda, palun lugege, palun valideerige neid artikleid, mis te saate kätte, neid allikaid. AI üks põhiomadus on see, et ta hallutsineerib ja sinu roll on kontrollida, mis ta seal teeb. Aga kokkuvõtteks ütleme nii, et juuli oli suvekuu, aga oli siiski mudelite kuu, tulid uued mudelid välja. AI on kolinud majandusse, on näha päriselt, kuidas need AI mõjud on sinna jõudnud. Uuringud näitavad, et AI kasutus kasvab, aga ei ole kindlasti nii kõrge, kui võib-olla siin minu jutust võiks aru saada. Väga paljud siiski ei kasuta ja nagu näha, osad kasutavad ka valesti. Ehk et võib-olla kui sul siin veel aega siin suvekuudel, võta aega, tutvu AI maailmaga, saa aru, mis need võimalused on, mis need ohukohad on, et sa teeksid seda ka turvaliselt. Minu poolt suur aitäh sulle, loodetavasti oli üks mõnus suvine kuulamine ja kohtume sinuga juba järgmise kuu lõpus. Aitäh sulle, tšau! Täname Estonian Business Schooli, kes on meie ametlik tehniline partner ja pakub taskuhäälingute salvestamiseks professionaalset video- ja helistuudiot.